aga osa inimesi on uued. Täna ma räägin teile siis tõepoolest, nii nagu tekstis on öeldud, aga see on natukene viguriga jutt, sest tegelikult ma tahan rääkida kosmoloogiast ja teatud teemadest nendest kosmoloogiast, mis võiksid huvi pakkuda. Aga see mets on siis nii-öelda selline võtmesõna siin hetkel ja metsani me jõuame kuskil jutu keskel. Nii. No, aga alustame me sellest, et nagu te teate, Eesti kosmoloogid uurivad galaktikate, galaktikaparvede, superparvede jaotust universumis. Jaan Einasto, Maret Einasto, kes teil esineb kuskil natuke hiljem. Ja kõik nad kasutavad siis niinimetatud Sloan Digital Sky Survey andmeid. See on selline teleskoop, mille fookus, sest see pannakse siis valgus see kogujad. Need on tegelikult optilised kaablid ja optiliste kaablite otsad pannakse kinni siis alumiiniumketaste külge. Pildi peal näete, seal on suur robotpuur, mis puurib auke ja all on siis need ketaste pakett tähendab. Eesmärk on siis see, et tähekaardi pealt vaadatakse kohad, kus tahetakse spektreid või andmeid saada ja siis need augud puuritakse nendesse kohtadesse, kus see täht või antud juhul siis galaktika on. Ja see töö iseenesest on üks õudne töö nende aukudega. Nii et selle Sloan Digital Sky Survey juures oli päris mitu inimest, kes tegeles siis nende optiliste kaablite toppimisena sinna plaatide sisse nendesse aukudesse. Ja nimi oli ta ka, näete, Diana Holder ja tema suutis seda tööd väga osavalt teha, oli kuldvara selles meeskonnas, kes sellega tegeles. Ja kokkuvõttes nad mõõtsid kuskil 4 miljonit galaktikat, see tähendab 4 miljonit korda pidi see vaene naisterahvas ja mõned tema abilised siis toppima seda optilist kaablit sinna plaadi sisse, et pilti saaks teha. Aga aeg on edasi läinud ja nüüd me jõuame siis selle tänapäeva süsteemi juurde, mis koosneb tegelikult antud konkreetsel juhul 5000 väiksest robotist. Need insenerid kutsuvad millegipärast neid robotiteks. Nad tegelikult on niisugused väiksed asjad. Kohe näete, kuhu neid pannakse. Nende idee on see, et nad tegelikult on fikseeritud kohtades, nad saavad pöörelda ja nende otsas on veel üks pöölev element, mis liigub nagu planetaarsel orbiidil. No siin pildi peal paremal üleval te näete, kuidas see töötab. Ja sellega saab siis arvutiprogramme kasutades panna selle optilise kaabli ots jälle galaktika kohale. Aga nüüd see toimub kõik arvutitega, kõik robottehnoloogiat kasutades ja enam seda kaunist Dianat ei ole vaja. Tänu sellele on võimalik nüüd ühe korraga, ühe ekspositsiooniga vaadelda 5000 erinevat galaktikat ühe ekspositsiooniga. See on väga suur edasiminek. Ja näete, see on nüüd see fokaaltasand, siis, kuhu need väiksed robotid pannakse. Ta koosneb 10 tordilõigust ja igas tordilõigus on siis 5000 jagab 10-ga 500 seda väikest robotit. Ja nüüd on terve fokaaltasand vasakul üleval ja all on näha, et siis fokaaltasandilt lähevad kaablid keldrisse, kus on siis spektrograaf ise. Spektrograaf on see siis, mis mõõdab optilise kaabli kaudu seda, neid footoneid, mis tulevad siis sellelt fokaaltasandilt ja mis tuleb läbi optilise süsteemi. Nii, mis need on. Kohe.
see page down? Vasakule ja paremale joon. Vasakule ja paremale. Okei. Nüüd siin on näha nüüd üks väikene fokaaltasandi koht ja on näha ka, kuidas iga see robot on saanud omale objekti, mida parajasti vaadata. Nüüd erinevad tüüpi objektid, mida vaadatakse põhiselt kas kvasarid või galaktikad, põhiselt galaktikad, aga ka kvasarid. Meie jaoks tänases jutus on kvasarid. Ja probleem on nüüd selles, et tegelikult see ei ole üldse lihtne ülesanne, sest see väike planeetaarne osa, see käib tegelikult välja sellest pinnalast, mida üks robot kannab. See tähendab seda, et kui planeeritakse nüüd seda vaatusi, siis peab arvutus see algoritm arvesse võtma, kus keegi on ja need niimoodi planeerima need vaatused, et nad kokku ei koksa. Et tegelikult see on üsna keeruline arvutuslik protseduur, millega planeeritakse neid vaatusi. Nii, ja nüüd need kaablid, nagu need äkki läksid allapoole, need on ka keldrisse ja keldris on siis 10 spektrograafi. Iga spektrograaf võtab siis vastu 500 optilist kaablit ja andmed edasi töödeldakse siis seal spektrograafi abil. See on see spektrograaf ja siin on juba esimest korda, näete tänase päevakangelist ehk DESI. DESI on siis kogu selle eksperimendi üldine nimetus, lahti kirjutatud, me kohe näeme, mis ta on. Spektrograaf ise koosneb 3 kanalist, on lainepikkust järgi välja jaotatud ja igas kanalis siis 500 optilist kaablit, mis sisse tuleb, need pannakse mööda kõrvuti nii-öelda sinna, kuidas seda siis nimetada, kiirgusvastuvõtja ette ja dispergeeritakse siis spektrograafi abil spektriteks, nii et korraga tekib selline, no ütleme CCD, ma ei tea, mis tehnoloogias on, CCD pilt, kus on kokku 500 spektrit ja kokku tehakse siis 10 pilti niimoodi, kui saab juba särgiajad on see minutites ja rohkem, aga mitte midagi muud ei pea tegema, kõik on automaatne. Järgmine seade taevale on juba ette arvutatud, kui tehakse üks pilt ära, plaks, teine pilt, need robotid keeravad ennast suhteliselt kiiresti. Nii et ja kogu see aparaat ise on siis Arizona osariigis nimetatud, ta on Meieli teleskoop. Siin on näha, kuidas seda tornis istub. Üldse selles mäe otsas on Kitt-Peaki mäe otsas, seda teate juba ammu, et Kitt-Peakis on palju teleskoope. Seal on 22 teleskoopi, aga see on kõige suurem ja vägevam. Ta on 4-meetrise peegli pindalaga. Nii et ta küll palju footoneid korjab, mis teeb võimalikuks siis suhteliselt kaugete kvasarite ja galaktikate vaatlemisel. Nii et see on nüüd see meie aparaatosa. Ja nüüd on teleskoop üldskeem, siin on kõik, mis ma rääkisin, üleval on siis see kiirgusvastuvõtjate ring ja selle ees on optiliste korrektorite pakett, mis kuna see kiirgusvastuvõtja on iga väga suur, siis see korrigeerimisoptika on hästi keeruline ja selle tõttu on seal see pikk torn, milles on päris mitu väga suurt optilist elementi. Ja lõpuks siis kaablite kaugu läheb alla, seal all on isegi need näha, siin on need numbrilised andmed on inglise keeles, aga ma arvan, et see ei ole meie publikule probleem ja ma ei hakka neid üle lugema. Siin, kui keegi on huvitatud kiiresti näeb ära, no tegelikult ma rääkisin vähem ära ja võib-olla see on tähtis, et nendele, kes vaatluse armastavad, et taevaala katmine on siis 3,2 ruutkraadi, need küllalt suured platsid tegelikult. Palju see kuu oli, vaatleja pööri mulle, mitu kraadi? Pool, oli või? Oli pool. No võt, see on ikka, kuusid mahuksin näiteks üks jagu selle peale, kui keegi tahaks kuud järsku mõõta. Muidugi kuu kõrvetab kõik võimalikud asjad seda kiiresti ära. Nii, ja see teleskoop töötab juba rohkem kui 2 aastat ja ta on välja andnud 2 andmereliisi, nagu see andmekogu
sellel kevadel oli siis teine andmekogu ja seni on ta käinud niimoodi punkti haaval suhteliselt suure taevaosa. See lõplik eesmärk on siis piiritletud joontega seal ja kuskil 3-4 aasta pärast peaks kogu töö tehtud olema. Need kohad, mis on halvasti esindatud, üle tehtud ja nii edasi. Kusjuures siin võrreldakse seda DESI kattepiirkonda siis Sloan Digital Survey kattepiirkonnaga. Nii, ja siin on jaotus, siis objektide jaotus, statistiline, kui palju mingeid objekte vaadeldakse, seal on nii kvasarid kui ka nimetatud väga eledad punased galaktikad ja kohalikud lähemad galaktikad, emissioonjoonte galaktikad ja edasi. Kokkuvõttes võiks öelda, et tegemist on meil tõelise siis, kuidas seda öelda, vaatlust vabrikuga või millegi säärasega. Inimesed seal peaaegu mitte midagi käega puudutada ei tohi. Kõik toimub automaatselt ja saadakse spektreid tõesti nagu voolujooned. Nii, ja siin on siis need spektrid kirjeldatud siis sügavuse järgi, siis punaniht järgi. Võib-olla ma kordan üle, mis asi punanihe on umbes, et kui te tahate punaniht, et oma peas arutamiseks kasutada, siis on niimoodi, et kui kosmoloogias, me teame, et mida kaugemal on objekt on, seda kiirem ta liigub, seda punasemaks ta läheb spekter. Ja nüüd on küsimus, mitu korda ta punasemaks läheb, see on siis üks number. Ja nüüd see Z on tegelikult seotud niimoodi, et kui näiteks Z on 1, siis see tähendab seda, et ta läheb 2 korda, tuleb lihtsalt Z-i liita 1, ta läheb 2 korda punasemaks, see on lainepikkuste skaala. Ja edasi, kui on Z on 3, siis on siis 4 korda. Kuni täna tuleb võib-olla isegi selline number ette, kus on, läheb 1000 korda sinna kuhugi suure paugu algusesse. Ja arvutage ise, kui palju sealt ta siis väiksemaks, suuremaks on läinud. Ja kokku siis selle eksperimenti raames mõõdetakse kuni 40 miljonit spektrit. Kusjuures tuletab meelde, et Mihkel Jõeväär, kes arvutas selle esimest korda Eestis vähemalt ja tegelikult ka maailmas, kes uuris galaktikate ruumilist struktuuri ja avastas need või nägi seal siis seda, need kärgi ja rakki ja filamenti, millest teile tuleb rääkima täna kindlasti. Hiljem Maret Teinast ja on teile varem räägitud, siis temal oli kasutada ainult 1000, umbes 1000 galaktikat ja 1000 punanihtega. Nii et see on see progress aastastest 74, 50 aasta jooksul oleme kasvanud siis 1050 40 miljoni spektrini andmestikus. Katsuge seda ette kujutada. Ja siin on nüüd pandud üks nii-öelda see sidruni lõik, vasakul on ta kõik ja sees on näha siis see lähim ehk lokaalne valim sellest suurest andmete kogumist, mis juba seni on saadud. Et seal on silmaga enam pildi peal ei helista, näeme ainult selliseid lehvikud seal. Lähemalt vaadates siis me näeme seal struktuuri elemente. Nii. See oli nüüd meil aparaat on meil olemas, mida sellega teha, mida sellega teada saada. Ja mida nende spektritega üldse tehakse. Tavaliselt ma lähtun seda, et enam suurem osa kuulajaid on koolis selle läbi käinud, et tavaliselt spektrites on järgmine informatsioon. Esiteks vasakul üle olen spektris energiajaotus, kuidas ta on jaotud. No see on tavaliselt suhteliselt Plancki jaotusele lähedane. Siis kindlasti me teame, oleme koolis õppinud ka seda, et spektris on lisaks selle ühtlastele värvidele ka spektrijooned. Nende spektrijoonte asukohtade järgi saame me
kindlaks teha, eriti tähtede puhul, millised ained on selles tähes või galaktikas, mida just parajasti vaadatakse. Tore, seda me saame teha. Siis teame me veel seda, et kui täht liigub meist eemale, siis tema spektrijooned nihkuvad paremale, punase poole ja kui ta tuleb meile lähemale, siis spektrijooned liiguvad meile vasakule. Seda nimetas siis Dopleri nihkeks või punanihkeks või seda sama, mida arvutatakse ka Z-iga, kui need nihked juba suureks lähevad Z-i abil. Ja lõpuks neljas asi, mida tavaliselt tähespektris saadakse, on tähe pöörlemine. See on üks väikene efekt ja see avaldub selles, et tähespektrijooned määduvad natuke laiali. Kui täht pöörleb, siis üks serv tuleb meie poole, teine poole, teise poole, kui ta pöörleb. Ja selle tõttu spektri see pilt läheb laiemaks. Aga, ja see on ju huvitav, ja see oli isegi mul huvitav. Tegelikult ma teadsin, et see asi on olemas, aga käis ühes kõrvas sisse teisest välja. On veel üks spektrite kasutamise meetod, mis meile täna just erilist huvi pakub. Siin on nüüd näha juba selle tesi endaga tehtud spektrid ja seal on näha ka näiteks tugev joon, see on Lyman alfa, ka tema on meie jutu üks oluline tegelane täna. Ja me näeme siis seda neid erinevaid galaktikatel, erinevatel siis kaugustel. Siit nagu näeme, et punanihe on täiesti silmaga nähta ja käega katsutav. Lyman alfa joon ise on hoopis ultravõlti piirkonnas, aga siin on punanihe toonud nad juba nähtavasse piirkonda või isegi antud juhul, jah, me ütleme nähtava piirkonna lähedale või isegi mööda tegelikult. See, nii, nüüd üks kosmoloogiline aspekt, enne kui me läheme täpselt tänase teema juurde lõplikult, on see, et iga kosmoloog, kes tuleb teile rääkima, toob teile kohe selle vasakult üleval sõõri ette. Näe, siin on tume energia, siin on tume aine, siin on aatomiaine ja nii edasi. Väga harva nad räägivad seda, et see aatomiaine ei ole veel see aine, mida me tegelikult näeme teleskoobis. Ja nii-aga teleskoobi aine või optiliselt nähtav aine, see on ainult pisikene osa sellest niinimetatud aatomainest. Suurem osa aatomainest on tegelikult gaas ja see gaas on tähtede vahel ja galaktikutes ka tähtede vahel, sest galaktika koosneb tähtedest. Nii et tegelikult suurem osa siis tavalisest ainest on ka meie raamatupidamisest väljas, rääkimata tumedast ainest, mis on meie raamatupidamisest välja ja tumedast energiast, mis on ka meile kättesaamatu vaatluslikus mõttes, kuigi me täna võime jõuame sinna, et siiski teda saab kuidagi näha. Nii, siin on üks illustratsioon sellele pildile, siin on vaadeldud nüüd tavalise aine pilti ja tähtede vahelise aine gaasi pilti. Me näeme, et see gaas on igal pool, aga need tähed on tegelikult väga üksikud, väga väiksed punktid, need taevas katab väga väikse pinnaga, massi osas väga väikse osa võtavad, suurem osa on udu. Seda gaasi on võimalik näha siis, kui teda valgustab näiteks röntgenkiirus, siis röntgenkiiruse ajumine nendel tähtede vahelises gaasis valgustab teda ja siis me saame seda näha. Nii, ja nüüd korraks veel puhtalt teooria juurde Lyman alfast. Nagu te teate, aatomid koosnevad siis tuumast ja elektronidest ja need elektronid on erinevatel energiatasemetel ja Lyman alfa spektrijoon on parajasti kõige lihtsam joon nendest võimalikest joontest. See on see joon, kui vesinik, mis koosneb prootonist ja elektronist, kui see vesinik istub kõige madalamal energianivool ja hüppab sealt järgmisele, natuke kõrgemale. Seal tekib see üleminek, mis avaldub spektrites Lyman alfa joonena. Ja see Lyman alfa joon on kosmoloogia kõige tähtsam joon tegelikult, nagu me ka kohe loodetavasti näeme. Nüüd läheme metsa lõpuks. Nii, kõigepealt metsa kohta hästi lühikene märkus.
et metsaga on niisugune lugu, et tihtipeale metsa motiiv tuuakse illustratsiooniks, kui räägitakse niinimetatud Olbertsi paradoksist, mis seisneb selles, et küsitakse, et miks see nii ei ole, et taevas ei ole ühtlaselt ele. Sest kui maailm on lõpmatu, siis varem või hiljem tuleb iga kiire ees üks täht ette ja peab sealt valgust tulema. Footoneid peab jätkuma, isegi kui nad on kuskil kaugel, aga ta tuleb ikka siia ja footon on footon. Me peaksime teda nägema taevas ka, nii nagu metsas. Et kui on tõesti korralik mets, siis me sinna taha ei näe, läbi metsa me ei näe. Varem või hiljem tuleb uuesti. See on Olbertsi paradoks. Ja selle ületamiseks tegelikult oligi vaja seda suure paugu, esialgu suure paugu kosmoloogiat ja muid võtteid, kuidas siis seletada, et miks see nii ei ole, et taevas on igalt poolt elev. Aga see selleks. Tõeline mets on nüüd siin. Siin on nüüd meil kaks kvasaripilti. Nad on erinevatel kaugustel. Aga nagu näete, üks on Z on 0,158, on praktiliselt siis samas, teine on 3,62, ehk siis kui maailm oli juba 4,62 korda väiksem. Ja näete erinevus, milles on erinevus? Vaadake, millist siin kahe aspekti vahel erinevus on. Nad on toodud ühte skaalasse, et see Lyman alfa istuks teineteise otsas. Erinevus on see, et kui te näete Lyman alfast vasakule, siis seal on järsku see suur paks spektrioonte punt. Ja üllatus, see spektrioonte punt kannab nime Lymani mets. Nii et me olemegi metsa juures, Lymani mets. Kuidas Lymani mets tekib ja mida ta tähendab, kuidas siin on veel rõhutatud seda, kus kohas see Lymani mets on, kui on Lyman alfa spektrioon, see on üsna tüüpiline joon, eriti kvasarites, kus on väga kõrged energiat, siis need tekitavad ultraviolettkiirgust ja siis elenduvad Lyman alfa spektrioones ja temast vasakul on siis, kui ta maani on see valgus jõudnud, on järsku see metsa, Lyman alfa forest või mets. Nii, hästi lihtsalt rääkides võiks öelda, et see mets tekib sellest, et kui me maa pealt vaatame kvasarit, kvasar on paremal, nagu näete, niisugune punane ringikene, siis selliste veel väljapaistuvate gamma kiirguse ja muu kiirguse voogudena ja vahepeal on siis see gaas pilvete kujul, gaasipilved on vahepeal. Ja nüüd selgub, et nii ongi, kui kvasarist tuleb valgus, siis ta tee peal peatub nende pilvede juures ja need pilved jätavad oma märgi sinna, nagu tehakse auke sinna piletitesse, see tuli siit läbi ja nii edasi. Nii, siin on näha see, kuidas tekib, aga parem nüüd on, võib-olla peab keegi nüüd noppi üle, ma lähen korra siit välja ja ma näitan, kuidas see tekib, see nii. Ma näeme siin selle Lyman, ma loodan, et me saame käimada. Nii, vaadake nüüd, ülevalt on näha, kuidas kiir tuleb läbi kosmilise struktuuri ja all on näha, kuidas tekivad need spektriooned või need lõiked või need märkused, kus kohas ta parasti läbi läheb. Tihedamates kohtades on tugevamad neeldumised ja nendes õretamates on neid vähem. Ma panen selle korra veel, sest selle video tekkiv intuitsioon on minu meelest kõige olulisem siin, et sellest aru saada, mis asi on Lymani mets, kuidas ta tekib ja pärast saame aru, miks ta siis nii kasulik on. Nii et järelinastus. Vaadake nüüd alla just, kuidas tekivad need jooned, järgime ülevalt kiir läbib struktuuri ja all tekivad siis need jooned. Nii. See on siis Lyman alfa mets. Need on
tähtede vahelise ruumi jäljed, siis ja nüüd, kuidas me tagasi saame, vaatame. Kuidas ma järgimisel pean käima ka? Jätkame. Alusta aktiivselt ja suureks teen ta alaktise. Okay. See on nüüd see sama asi lihtsamal kujul. Nüüd, kui meil on siis Laimani mets selge, nüüd jõuame veel ühe trikirikka nähtuse juurde. Ja need on siis nii-öelda kosmilised helid või nimetatakse inglise keeles baryonic acoustic oscillations. Kuidas need tekivad? Seda kohe vaja, miks see selgub, aga mis asjad need on? Need asjad on niisugused asjad, et kui käis suur pauk, siis tehti valmis, ütleme, vaatame asja alates sellest momendist, kui tehti valmis prootonid, elektronid ja footonid, siis see supp, mis pärast suurt pauku tehti, oli väga kuum, niisugune supilaadne asi, kus olid siis tõesti prootonid, elektronid ja footonid ja elektronid olid prootonitest eemal ja footonid oli hästi palju, olukord oli hästi kuum ja see tähendab seda, et seal oli suur rõhk, aga samal ajal toimus sellised asjad, et foonil olev tumeaine hakkas juba koonduma natukene nendesse nii-öelda häiritustesse, mis olid kosmilistes ruumis tekkinud esialgsetest kvanthäiritustest. No see on keeruline, võtame arves selles, et tegelikult mõtleme sellest nii, et siis tumedas aines tekkisid juba väikesed potentsiaali augud või külgetõmbemäekesed ja nüüd sinna mägedesse kogunes see supp prootonite ja elektronide ja footonite plasma, millel oli tegelikult plastilised omadused, mis siis tekitasidki sellise nähtuse, et kui nüüd nad hakkasid sinna potentsiaali auku kukkuma, siis footonid nii-öelda toksisid elektrone, elektronid toksisid, muidugi toksisid, tegelikult nimetatakse selle ajumiseks, Thomsoni ajumine, seal on pikk teooria, aga meie võtame praegu lihtsamalt toksisid teineteist, see keskkond oli elastne ja tulemusena tekkisid teatud võnked seal. Nii, ja need võnked hakkasid levima sealt. Siin on nende võngete üks võimalikke pilte, kõigepealt vasakul üleval on ainult ühe väikese punkti häirituse levimine, kuidas tema levib. Üleval paremal on see, kui neid häiritusi on palju, kuidas nad omavahel segunevad. All vasakul on siis see, kuidas see avaldub nüüd nendes galaktikate või siis kvasarite vaatlustes ja lõpuks on see tulemus, mida me hakkame otsima, kuidas need võnkumised on näha tänapäeva taevas, et tänapäeva galaktikate ja kvasarite juures. Siin peaks nüüd olema jälle üks sükene, siin on veel üks analoog, mida võib mõelda, kui vihmatilgad kukuvad siis vee peale, kuidas nad levivad, täpselt samuti need levivad, aga see levimine lõpeb siis, kui universum on kuskil 3000 kraadi soe ja tekib juba võimalus footonitel nii-öelda sealt tihedast keskkonnast minema saada, elektronid ja prootonid jäävad oma peal ja elektronid ja iga prooton kutsub oma elektroni külge ja temast tekib vesinikuaatom, seda nimetatakse rekombinatsiooni ajaks. Rekombinatsiooni ajal tekib sihuke huvitav moment, et enam seda põrkumist ei toimu, aga ruumi jääb jällegi see viimane laine, mis algus need häiritusse tegi, läks üles ringi ja ta nagu kivistub või tardub
ruumi ja edasi need rõngad, no nad ei ole rõngad, on need sfäärid. Need sfäärid jäävad paigale, aga nad jäävad paigale ruumi enda suhtes, aga ruum ise paisub. Ja kui ruum paisub, siis koos sellega ka need rõngad. Nii, aga nüüd selle rõngaste või sfääride tekkimise statistika on selline, et nad on peaaegu kõik enam-vähem ühe suurused. Millest järeldub seda, et kui me tegelikult näeme neid sfääre, siis kui me näeme ühte sfääri väiksemana, siis me teame, et ta on kaugemal. Ja kui me ühte sfääri näeme suuremale, siis me teame, et ta on lähemal. Sellepärast, et tegelikult ruumiga kaasas käivalt nad enam ei paisu, nad näitavad ainult seda ruumi perspektiivilist muutumist. Ja see võimaldab määrata nende kaugust. Aga kosmoloogia põhiprobleem ongi, kuidas siduda punanihe on kiirus, muutumise kiirus, liikumise kiirus ja kaugus, kui kaugel miski asi on. Ja siit me näemegi, et need häiritused, mis siis edasi tulevad, need lähevad ruumiga kaasa ja samal ajal nad võimaldavad näha, kui kiiresti see ruum aja jooksul ja paisuse, milline oli see kosmoloogiline mudel nagu või kosmoloogiline viis, kas ta kiirenes või aeglustus või mida iganes. Seda saab nende jälgedega siis selles nende rõngastest ja sfääridest tekitatud jälgede järgi vaadata. Siin on üks arvutuslik detail, mille ma jätan vahel, aga ma mul ei ole nii kiire, ma võin rääkida. Siin on see, et kui need rõngad on, siis arvutuslikult tegelikult püütakse neid teravamaks teha ja kasutatakse dünaamilisi rehkendusi ja püütakse nagu nende vasakule vaaduslikud rõngad, siis arvutuslikult püüakse neid natuke teravaks teha, et seda geomeetriat paremini kätte saada. Nii, seni ajani on kauguste mõõtmiseks kasutatud põhiliselt küünlaid, nii-öelda standardseid küünlaid ehk siis tavaliselt kas cefeiide või siis supernoovasid, kuna supernoovad, teatud tüüpi supernoovad, lahvatused on alati ühe heledad, siis kui me neid vaatleme, heledus ära mõõdame, siis me teame tema kaugust. Seda nimetatakse siis, et see on supernoovade standardne küünal või on siis cefeidid või see standardsed küünlad. Aga kui meil on olemas need paisuvad ringid, siis nemad mängivad sama rolli nagu need supernoovad, kelle kaugusi me mõõdame nende heleduse kaudu, siis nüüd me mõõdame nende sfääride geomeetria kaudu. Ja see on oluline, see on huvitav moment. Asi on selles, nagu te teate, et valgus ise läheb ikka väiksemaks ja tumedamaks, kusjuures võrdeliselt kauguse ruuduga. Aga geomeetria läheb ainult kauguse, või ütleme lineaarselt kaugusega. Täpselt nagu perspektiiv on lineaarne ja nende kaugel on ka lineaarne. Muidugi täpsustades siis selle kosmoloogilise kas laienemise või muu aspektiga, aga põhimõtteliselt on ta lineaarselt sumbuv on see pildis saadav informatsioon. Selles mõttes nad on paremad need kaugusmõõdikud kui siis need cefeidid või supernoovad. Nii, nüüd ma näitan selle kohta jälle ühe kino. Ma ei tea, siin häälki. Oi, tuleb isegi hääl. Siin on nüüd kino kujul see jutt hästi lühidalt üles pandud. Kuidas see toimub? Et see sfäärilisus on ise standardne, aga tema kaugus muutub ja selle põhjal mõõdetakse siis välja niinimetatud korrelatsioonifunktsioon. Sinna me kohe tuleme. Ja nagu näete nüüd, tegelikult on neid sfääre palju ja nad lähevad teineteise peale, aga statistiliselt on võimalik seda olukorda siiski näha ja ma korra panen selle kino. Siin on nüüd
üle räägitud või üle näidatud see jutt, mis ma nägin, aga kohe saame aru, mis siin nüüd oluline on. Nüüd oli ühe häirituse levimine muidugi väga lihtsustatud kujul. Nüüd on paljude häirituste levimine, see toimub kõik veel enne rekombinatsiooni, seal pärast seda suurt pauku. Rekombinatsiooni aeg on umbes 380 000 aastat pärast suurt pauku. Nii, ja nüüd näeme, need ringid on nüüd olemas, nad hakkavad täituma, tähed hakkavad leidma kohti, kus olla nende ringide järgi. Esialgu see pilt on nagu parem, siis läheb halvemaks. Keskele koguneb hästi palju ringi keskele. See oli see keskkoht, kus häiritus pärit on. Ja nüüd statistika on selline, kuidas seda arvesse võetakse, kuidas mõõdetakse, on selline. Võetakse 2 galaktikat ja pannakse nende vahele kaugus sellele graafikule. Veel 2 tükki graafikule ja nii edasi veel. Ja saadakse 2 galaktika omavahelise kauguse statistika selline. Ja kui te nüüd näete, siis selles statistikas tekib huvitav asi. Esimene see piik, see on selge, see tuleb lihtsalt selle tõttu, et galaktikad on nii-öelda, nad on teineteisel lähedal, nad on sugulased. Aga see teine piik, mis oli parema, see väikene baopiik, see näitab just parajasti seda kohta, et statistiliselt on see signaal andmetes olemas. Tähendab, kogutakse andmestes just seda moodi statistikat tehes, leitakse siis selline kaugus, mis on statistiliselt kõige rohkem täidetud nende kaugustega. See on just parajasti see, mis tekkis selle varuan akustilise oszillatsiooni tulemusena. Nii, ja nüüd me läheme jälle tagasi. Loodetavasti käib see meil seekord kiiremini. Nii, kõigepealt selle pidi, ma panen selleks, et see on kosmiline foorkiirgus, sellest on teil palju räägitud. Kõige esimesena ja kõige selgema, kõige parema ettekuus akustilist oszillatsioonist saame kohe algusest peale. Et kui ta tehti 380 000 aastat tagasi, kui toimus rekombinatsioon, siis oli kõige selgemal kujul need bao või akustiliste või helide jäljed kõige paremini olemas. Ja selles, see on nüüd Plancki tehtud siis raadio kaart, kus on häiritused, selle kosmilise kiirguse häiritused, esialgse kiirguse häiritused. Ja kui nüüd teha see 2 punkti skeem tema jaoks, õigemalt nii, siis saadi selline täiesti selge pilt. Tähendab, seal ei ole asjad veel ajunud. Galaktikate puhul on see pilt niisugune ümber ajutud, aga siin me näeme, et siin see akustiline tipp on hästi terve. Ma natukene siin teid petan sellepärast, et siin on tegemist teise skaalaga all, aga põhimõte on sama. Kõige selgema pildi nendest esialgsetest akustilist oszillatsioonidest me saame tegelikult taustkiirguse statistikast. Seal on kõik klaar, kuna just sel hetkel toimus, sest selles mõttes, et kui need lained tulid, siis nad külmutati või siis just parajasti siis, kui meieni hakkasid tulema need footonid, mida me näeme praegu taustkiirgusena. Aga nende tavaliste galaktikate jaoks ja tänapäeva olukorras on siis akustiline signaal väga väikene müksukene. Seal paremapoolsel pildil näete siis selle statistikas, mille tekkimist ma enne teile näitasin. Nüüd, selle väikse müksu kõik see tähtsa parameeter on tema keskkoht, sest see keskkoht annab just selle koha, mis on see mõõte joonlaud. See on see kaugus, mida tegelikult peab vaatama, kas ta lähemal või kaugemal, kui suur tema on, see näitab, kus kohal tema täpselt on, siis X-telje suhtes, see näitab seda, kui kaugel ta on. See on kõige olulisem. Nii,
ja nüüd sama lugu on nüüd selle metsaga. Asi on selles, et kui tavaliselt tehakse taevaülemanteid nii, et vaadatakse hästi palju galaktikaid ja hästi palju või mõõdetakse nende siis seda punanihet ja samal ajal ka tehakse seda helide statistikat, siis mõõdetakse tegelikult ainult seda väikest tavalist ainet, mida me näeme siin omavahel rääkides. Aga selleks, et näha sama tüüpi statistikat siis gaasilise ruumi jaotuses, selles kasutatakse nüüd Lyman alfa metsi. Nüüd Lyman alfa metsadele saadakse niimoodi, et vaadeldakse tegelikult kaugeid kvasarid, kes on nagu valguslambid ja teevad siis seda tomograafiat. Mäletate, ma näitasin pilliga, kuidas see käib. Teevad seda tomograafiat ja uurivad siis selle vesiniku pilvede statistikat ja saadakse selle tulemuse täpselt samasugune nõrk signaal, nagu te siin pildil näete all, mis näitab ja aitab arvutada sisuliselt ainult ühe numbri, siin all pildi pealt on 100 koha peal, mis räägib siis sellest, et milline on konkreetse selle sfääri, akustilise sfääri kaugus meist. No tore, miks see kõik kasulik on? Ma natuke lähen ajas üle, Tõnu, võib minna? Praegu meil okei. Kuidas? Praegu meil okei. Annab küll minna. Praegu. Mul läheb natuke üle. Milleks see kõik hea on? Asi on selles, et kuni senise ajani, alates kuskil sellest eelmise sajandi lõpust ja natuke enne seda, on domineerinud kosmoloogias niinimetatud lambda külma tumeda aine mudel, lambda CDM mudel. See lambda sealt on pärit juba Einsteini võrrandites, see on ka pikk story, ma seda pikalt ei hakka rääkima, ma usun, et see on käinud kuskilt kunagi ka läbi. Siis eelmise sajandi lõpus avastati see, et kosmiline paisumine on kiirene, seda hakati nimetama, seda aspekti hakati tumedaks energiaks just selle tõttu, et kõige paremini kirjeldas seda Einsteini võrrand, kuhu see lambda sisse oli topitud. Einsteini originaalvõrandites alguses ei olnud lambdat, siis ta vaatas, et oi, see mudel plahvatab, peab teda kuidagi tagasi võtma. Ta pani sisse selle lambda ja sai sellise, määras selle lambda nii, et universum oleks statsionaarne, et ta ei paisuks. Aga siis vaatluslikult Hubble leidis tegelikult ikka läheb lahti, siis ta võttis lambda välja, see on suur viga. Aga nüüd, eelmise sajandi lõpus juhtus siukene asi, et tuleb välja, et kui leitis see kiire paisumine, et siis kõige paremini kirjeldab seda mudelit just see, kui me lisaks paneme selle lambda tagasi ja anname talle teise väärtuse. Ja sellest on see lambda siin, ta Einsteini võrandites on sellisel kohal, nagu see pildi peal on. Ja cold matter või külm ja soe siis tume aine erinevus, miks ta on siis külm, on see, et see tuleb füüsikast välja, et kui tume aine oleks kuum, siis tema osakesed liiguksid väga kiiresti ja määriks kosmilise ruumi ainet liiga siledaks. Alumine pilt on siis kuum. Sealt saadakse kätte see, et tegemist selles mudelis on, et õige mudel on siis külm, kus aine liigub aeglaselt või need tume aine liigub aeglaselt ja tema see esialgne kvanthäiritusest tekkinud struktuur jääb kauaks ajaks, nii et tavaline aine saab kukkuda sellesse häirituste vagudesse ja seal hakata siis oma normaalset elu elama. See mudel oli ääretult hea mudel, see oli nii hea mudel, et kosmoloogid julgesid selle mudeli abil arvutatud parameetreid, kosmoloogilised parameetreid anda täpsusega 3 kohta peale koma. Kui te vaatate neid vanu artikleid, siis see on uskumatu. Tavaliselt kosmoloogiline täpsus on 20% midagi säärast oli olnud seni. Aga siis viidi see arvutamine nii võimatult täpselt.
ja nüüd tänase jutu kruks on see, et me rääkisime kõigest, mis me rääkisime, aga lõpuks on meil üks punkt, millest ma kõige rohkem tahtsin rääkida, see on, kus on märgitud sõnaga käes. Ja see punkt on just Laiman alfa metsade abil arvutatud akustiliste sfääride kaugus, teatud kauguste vahemikus. Ja sellega seotud siis see korrelatsiooni kõver ja selle keskkoht. Tema on ainult 1/7, aga kokku need teised on tehtud galaktikate abil ja kvasarite abil, teised on tehtud lihtsalt, seal ei ole arvutatud seda Laimani metsa, seal on lihtsalt punanihe ja siis kaugus. Aga see on siis üks punkt 7. Nüüd need 7 punkti on siis tegelikult lõpptulemus, mida umbes 500 uurijat said seniseks praeguseks hetkeks siis 2,5 aastase eksperimendi käigus, kasutades 5000 siis selle valgustundliku kaabliotsa ka spektrograafi. Lõpptulemus on ainult 7 numbrit. Ja need 7 numbrit on väga olulised. Mul on üks kõik puudu või? Ai. Ja ongi. No tore. Ma pean selle kätega rääkima. Nüüd need 7 punkti pannakse graafikule, sellisele graafikule, kus üks joon on kosmoloogiline, maailma kosmoloogiline mudel, kui oleks õige see lambda CDM mudel, siis on sirge joon. Ja nüüd need 7 punkti siis tegelikult parandavad nüüd seda andmestikku. Nad on natukene eemal sellest. See Laiman alfa punkt on kõige kaugemal meist. Siis tuleb kvasarite punkt ja siis tuleb erinevate galaktikatüüpide punktid. Ja oluline on see, et see, mida tegelikult vaadeldi, oli see, et nad ei langenud selle lambda külma musta aine kõvera või sirge peale, vaid olid seal eemal. Veel hullem oli, kui me seni arvasime, et see külma või see lambda CDM mudel, see on täiesti selline, kus on konstantse kiirusega laienemine, mitte laienemise kiirnemine, siis nüüd selgub, et kui need punktid panna paika ja uskuda nendesse ja usaldada neid, siis võib juhtuda seda, et see kiirendus on küll olemas, see on hästi näha seal kõvera peal, aga ta hakkab vähenema. See tähendab seda, et ta ei lähe mitte hullumeelsete galoppi lõpmatuseni, vaid kuskilt hakkab ruum jälle vaikselt kas jääma paigale või kokku tagasi tulema. Ja ainult selle 7 arvu puhul, arvu abil on see nüüd välja arvutatud. Nii, ja ma loodan, et nüüd see on lihtsalt see jutt, et sellega pole asi lõpetatud. Hiinlased nagu alati teevad oma selle tesi, see on hiinlaste tesi, see mast või must on hiinlaste tesi. Siin on nende teleskoop, seda kohutavalt uhke, nende fokaalne, see pind on juba 1,2 meetrit, viibrid on 21 000 ja nii edasi. Jutu lõpuks, siis ma mõtlesin, et küsin ChatGPT käest, et mis ta siis tume energia on, et palun siis tume energia, tume aine fotorealistlikult kujutist. Ja nagu näete, ega ta, need sfäärid olid tal seal, eks ju. Kus ta need sfäärid võttis, mina ei tea, mingid sfäärid on seal. No nii, nüüd on need kindlasti peas kõik sassis ja selle, eriti mina, kui see eelmine pilt, et ma hästi kiiresti või lugege ise see kokkuvõte läbi ja selle ajal võib siis küsimusi esitada. Jah, palun. Kuidas täpsemalt see Laimani mets ikkagi tekib, et miks ta nagu ühe koha peale seda... See on niimoodi, ütleme, footonid on pärit sealt kaugelt kvasarist, eks ju. Oletame lihtsuse mõttes, et nad on isegi täitsa tasase spektriga footonid. Nüüd nad tulevad meie poole. Ja oletame, et nad jõuavad ühe galaktikani või mitte galaktikani, vaid antud juhul vesiniku pilveni.
jõuavad ühe vesinikupilveni, see vesinikupilv liigub meie suhtes teatud kiirusega. Nii, ja olles teatud kiirusega, see tähendab seda, et tema nii-öelda kohalik lokaalne füüsika on meie suhtes tema kiiruse tõttu nihutatud. Ja see on see, mida me vaatame. Seal ta tekitab selle miinimum, nii et lokaalselt selle vesinikupilve peal toimub see ikka selle sama 12, need footonid ikka 12 000, aga ta liigub selle kiirusega, nii et see punanihke tekitab just see ruumis liikumine. Nii et ma panen selle pildi korra veel üles, et sealt aitavad. Kas on veel küsimusi tekkinud vahepeal? Kas siis universum paisub või ta tõmbub? Kas universum siis paisub või tõmbub kokku? Ütleme niimoodi, et no praegu ta ikka paisub, kaua paisub. Ja teine asi on see, et praegused andmed näitavad mitte seda, et ta hakkab kokku tõmbuma ja väiksemaks minema, kuigi see võimalus ei ole välistatud, vaid et tema laienemise kiirendus väheneb. Nii et seal on kiirus natuke võib sassi jääda, aga praegu ta läheb niimoodi, et kui ta lihtsalt laieneb, siis ta läheb nagu perspektiiv lahti. Kui ta läheb kiirelt laieneb, siis ta läheb nii lahti. Ja nüüd on siis võimalus selline, et ta läheb lahti niimoodi, aga ta ei tarvitse hakata kokku kukkuma. Mul tuleb meelde see saade televiisoris, kus raadioamatöörid arutasid omavahel seda, kui meelde tuleb kellegi. Tööliku jah. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis teeks äkki 5 minutit väikse